Tere päevast kõikidele vaatajatele, minu nimi on Indrek. Seekordses videos soovin ma helistada Andro Roosile, et teha temaga väikene intervjuu. Olgu öeldud veel nii palju, et intervjuu on plaanis läbi viia telefoni teel. Tere! Tere! Tere Andro, kuidas läinud on? Tere, pole viga. Hästi. Ahah. Tahtsin küsida sellist asja, et kas sa resideerud praegu välismaal? Küll, jah. Ahah. Kas sulle on praegu sobilik intervjuu läbiviimiseks aeg? No aga teeme ära. No teeme ära. Tahtsin küsida, et kuidas plaan B läinud on? Kuule, eks ta niimoodi vaikselt on nagu läinud, et praegu on valimiste vaheline periood ja inimesed aktiviseeruvad ikkagi nagu valimiste ajal paraku. Võiks ka nagu vahepealsel ajal, aga no ütleme, plaan B täitsa olemas ja tuleb ka mingil määral valmistuda Riigikogu valimisteks, et ilmselt erakonnana me Riigikogu valimistel ei osale. Et seda me oleme otsustanud nagu ümarlauaga juhatusega. Et erinevalt erakondade koosseisus saavad siis liikmed kandideerida. Aga noh, püssi põõsasse ei viska selle plaan B koha pealt, et eks ta ongi nagu selline alt üles organisatsioon, mis on nagu koha pealt. Tekkinud erinevates linnades nagu see Tartu ja Narva ja Viljandi ja Pärnu ja Tallinn ja kõik, mis on nagu. Ja ütleme nii, et kindlasti nagu plaan B-na tuleme välja järgmistel kohalikel valimistel plaan B nime alt valimisliitudena. Aga ütleme Riigikogu valimistel jah, praegu oleme otsuse vastu võtnud, et nagu me ei pushi nagu niimoodi erakonnaks registreerimist 04-ks, et siis plaan B erakonnana nagu Riigikogu valimistel kandideerida. Jah, arusaadav. Aga plaan ikkagi, ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt oleks võimalik Riigikogu valimistel osaleda ka, jah? No põhimõtteliselt oleks võimalik selles mõttes, et ega ütleme, eks pärast valimisi mõned on nimekirjast välja läinud, et peaaegu 500 oli koos enne kohalike valimisi, et praegu on 150 on, et 150 oleks veel juurde tarvis, et ära registreerida plaani erakond. Aga no ütleme niimoodi, et ega üks asi on erakonna registreerimine, teine asi on ka see, et rahaline pool ja ütleme siis ka see pool, et väga tugevalt tuleb välja tulla. Sest ütleme niimoodi, et kohalike valimiste 2025 olime nagu 10 või 11 omavalitsuses plaan B nimekirjaga väljas. Aga üle Eesti on ju tegelikult, no ütleme siin natuke vähem kui 100 omavalitsust, mis on koondunud 12 valimisringkonnaks. Mis tähendab siis seda, et igas valimisringkonnas, kui maksimum nimekirjaga välja minna Riigikogu valimistel, tuleb igal erakonnal panna 10 nime. Tähendab, et peab olema 12 ringkonnast 120 kõva tegijat. Ja miks kõva tegijat ongi nagu see, et 5% valimiskünnis on. Et ei piisa nagu sellest, et me hästi kandideerimise või hästi tuleme välja, ütleme, Tartus või Narvas või Pärnus, et eks üle Eesti tuleb saada see 5% künnis. Kohalikel valimistel oli niimoodi, et kui ühes omavalitsuses, kus nimekiri väljas on, et seal 5% saab volikogusse sisse. Aga Riigikogu valimistel ikkagi kõige suurem hääletajate hulk on ju Tallinnas ja Harjumaal ja kui ütleme, sinna ei suuda välja panna väga tugevat meeskonda ja plaan B rohkem ongi nagu piirkondades, et Tallinnas vähem, et Tartus, Narvas, Pärnus, Lõuna-Eestis, siis võib keeruline olla nagu üle Eesti 5% küünist ületada. Ja, arusaadav. Ei näe muidugi raha, et eks kohalike valimistel iga üks saab kandideerida, et ei pea isegi reklaami tegema ja ei pea kautsjoni maksma, aga Riigikogu valimistel nii ei ole, et kautsjon tuleb maksta, kautsjon on ühe alampalga ulatuses, mis teeb siis ütleme suurusjärk 90 000 eurot üle Eesti, kui üks erakond saab oma nimekirja välja tulla. Arusaadav. Oota, aga sa ütlesid, et vahepeal oli niimoodi, et oli peaaegu 500 liiget oli ikkagi täis ja nüüd on 350 peale kukkunud, jah? No eks ta niimoodi on, et pärast valimisi osad pettusid nagu, et vaatasid, et ei läinud
nii võimsad nagu nad lootsid ja astusid välja, et no niimoodi ta on, et aga ma ei näe nagu selles midagi hullu, et ega jäänud on ju need, kes on 350 ja kes on nagu põhimõtte kindlad ja nendega saab edasi minna ja eks tuleb uusi inimesi juurde. Ja, seda küll. Mis prognoos muidu, ütleme niimoodi, et mis sa ise arvad, kui tõenäoline on, et ütleme Riigikogu valimised tulevad, et siis ikkagi 500 liiget on meil olemas? Noh, ma arvan, 500 me saame kindlasti kokku, aga ma mõtlen, et tegelikult kampaania juba käib Riigikogu valimiste jaoks. Et noh, liikmetel me ei hakanud, noh, ütleme liikmeid panema sellisesse sundseisu, et nui neljast tuleb plaan B nimekirjaga Riigikogu valimistel välja minna, sest noh, nagu ma ütlesin, kampaania juba käib, inimesed tahavad ette valmistada ja noh, see ei ole ainult partei registreerimised, aga oma nimekirjaga välja tulemine, et see on ka, ütleme, nende inimeste taga, et igas piirkonnas oleksid tugevad nimekirjad, noh, seda me ei saa garanteerida näiteks Tallinna puhul või seal, ütleme, Läänemaa, Hiiumaa puhul, need on meil nagu nõrgad kohad. Ja noh, teine asi on raha, et ega meil raha ka väga ei ole, et siis põhimõtteliselt tervikuna välja minna nimekirjaga, et see oleks nagu enesepettus. Et noh, me ikkagi suundan selle peale, et ühel hetkel selle partei me ära registreerime ja laiali me ei lähe, et aga nende Riigikogu valimistel jah, plaan B kaubamärk siis nii-öelda läheb laiali erinevatesse erakondadesse. Et kes läheb ühest erakonnast, kes teise erakonnad erinevates piirkondades. No see on tore, et kampaania vähemalt käib, et loodame, et kõik läheb ikkagi paremuse poole. No ikka jah, et Eesti asja tuleb ajada. Jah, seda küll. Selge. Ja kuidas muidu läinud on? No, eks ta niimoodi tõiselt on, et ikka väike ettevõtja elu, saad vaadata nagu seda, et äri ka ikka läheks, töötajatele palgad saaks maksta ja oma isiklik elu tuleb ka elada nagu selles mõttes, et renoveerin siin maja ja see töö on nagu niisugune, mis nagu näeb tulemust, et vaimutöö või niisugune poliitikatöö on niimoodi, et see on pika vinnaga asi või ka ettevõtlus, et näeb tulemusi aastate pärast, kui näed, aga noh, ütleme, kui teed midagi ehitustööd või midagi taolist, et siis näed nagu seda, et ikkagi mingi asi saab valmis ja mingi asi läheb edasi, nii et mul eluaeg on meeldinud käsi käest teha vaimutööd ja füüsilist tööd. Arusaadav. Kas sa muidu, ütleme, kui uued Riigikogu valimised tulevad, ise plaanid ka muidu kandideerida või? No ikka niisugune soov on, et püssi taha põõsasse visata, et eks peab vaatama nagu, et millise kampaaniaga ja millise platvormiga nagu välja tulla, et kindlasti ma nüüd kitsaskohtasid näen, mis riigis on ja tuleks nendega tegeleda ja lihtsalt niisama kritiseerida ega vinguda ma ei taha, et tahaks konkreetselt lahendused välja pakkuda ja ennast ka siis kandidaadina nende lahenduste elluviimise Riigikogus. Jah, arusaadav. Aga vaata, sa olid seal valimisstuudios ka, kuidas sa ise tundsid, et kuidas sul valimisstuudios läks? Noh, väga paljud tulid pärast juurde ja ütlesid, et eks see kaalutas neid plaan B poolt hääletama. No, ma arvan, et sai õiged asjad nagu välja toodud. Kindlasti võimulolijate jaoks oli see šokk sellepärast, et noh, nemad ootasid nagu niisugust ilusat keskustelu, räägivad ninnu-nännu juttu ja nagu asja sisusse ei lähe. Mul endal on meelde jäänud nagu see, et linnapea Urmas Klaas, kes paraku linnapeana nagu jätkab Tartus valimisstuudios igal juhul vandus, et süku kallimaks ei lähe ja mina selle peale muidugi ütlesin, et noh, kallimaks võib-olla ei lähe, aga 100 miljoniga välja ei tule ka, et siis jääb katus ehitamata. Noh, selle peale tegi ta väga kõverat nägu
Nüüd on kuulda, et vakud vist ehitamata ei jää, aga nagu ma aru saan, 10 miljonit juba pandi juurde sellele 100 miljonile eelarvele, mis enne kinnitatud oli. Nii et ikka tuli linna pealt oma sõnu süüa ja asi läheb kallimaks. Ja koguni juba 10% väga lühikese ajaga on kallimaks teinud. Rääkimata siis need, mis ta nagu enne siis kallimaks on läinud, sellepärast, et minu mäletamist mööda 70 miljonit alustati alguses Süku puhul rääkimist ja nüüd on 100 miljoni peale jõudnud ja 100 miljonit, 110 miljoni peale ja nii edasi. Arusaadav. Selge. Ma tahtsin küsida veel seda, et mis sa sellest Rail Balticu projektist arvad? No, eks ta niisugune see raha raiskamine on ja alguses need, kes vastu olid, neid pilbeldati nagu, et arenguvastased või tahavad nagu seal arengut tagasi pöörata ja meie euroopastumist ja globaliseerumist nii-öelda takistada ja kuidagi kolka patrioodid on, aga nüüd on kõigile ka selge, kes tahavad tunnistada, kes päris jummid ei ole. Et Läti jätab ehitamata ja Leedust edasi ei lähe ja kaupa nagu ka transportida midagi sealt ju ei ole, et ega kui siin räägitakse, et Helsingi tunnel, et hakkab Soomest midagi tulema, eks see on ju ka utoopia kõik, et lõpuks ongi taandunud nagu asi sellele, tehakse Tallinnast Iklasse rongitee, aga see oli meil ju enne olemas juba, lihtsalt Kadri Simsoni juhtimisel võeti veel liitrid üles, nagu ütleme, mis Pärnust läksid Läti piirini. Lätis ma ei tea, kas seal need liitrid vanast ajast seal maas on või ei ole, aga see selleks, eks vahepeal rikuti see raudtee ära, mis toimis, nüüd tehakse miljardite eest siis nagu kallis raudtee ja kui vaatame nagu üldse nagu kogu seda raudteemajandust, siis eks see on ju aastakümnetega tegelikult kõvasti alla käinud, kas või võrreldes nõukogude ajaga, et raha on sisse pandud, aga sisuliselt ära hävitatud. Et kas või see, et siin hiljaaegu toodi suur töövõit välja, et Tallinnast läbi Tartu siis otse saab Riiga võita, et ei pea ümber istuma, et nõukogude ajal see asi toimis ilusti. Mitte et nõukogude ajal kiita tahaksin, aga lihtsalt võrdlusena, et nõukogude ajal ilusti toimis, et sai Tallinnast Riiga rongiga 30 aastat nüüd Eesti Vabariigi ajal ei saanud, tuli Valgas ümber istuda ja ümber istumine oli ka niimoodi, et siis Läti poole pealt Riiga läks rong varem ära, kui Tartust rong Valka kohale jõudis. Nii et ei suutnud isegi neid graafikuid ümberistumisega ühildada. Siis nüüd läbi suurte raskust tehti ära, et läheb otse rong Tallinnast Tartusse, Tartust Valka, Valgast Riiga, aga sellega seoses muudeti rongide liikumisaegasid, kus siis lõunaeestlased olid harjunud endiste aegadega, kus Tartust Valka läks, ülitasid sellega oma tööle minemist ja kooli lasteaeda minemist rongiga. Nüüd läheb sellisel ajal see otserong, et tööle kooli lasteaeda enam ei saa ja lahendusena siis leiti, et nüüd tuleb alternatiivsed bussid käima panna nende inimeste jaoks, ehk siis sisuliselt saba lahti kinni, ainult et selle vahega, et meeletu summa, ütleme siis dotatsioonide peale läheb, mis valitsus on nagu pannud selle otserongi jaoks Eesti poole pealt, et inimestele ka, kas minu mälu järgi 36 eurot maksab nagu Riiga rongipilet, ainult et valitsus plekib sinna siis omalt poolt veel, ma võin täpse summaga nüüd eksida, aga suurusjärk oli 120 eurot peale, nii et minu arust on see ikka üks lollus kuubist rahvakeeli. Arusaadav. Rail Baltic sinna otsa, et kui see jubedus nagu ära tehakse, et seda ei suuda vist kamba peale kinni maksta. Jah, arusaadav. Mis sa muidu arvad sellest, et Eesti-sisest seda raudteed oleks vaja pigem nagu, kuidas öelda, uuendada siis? Vaat ei tea, kas see nagu tänapäeva kontekstis enam on, et eks see on sama asi nagu selle põlevkivi elektriga, et omal ajal Eesti oli ju elektrit eksportiv riik ja põhimõtteliselt, kui oleks veerand Eesti Energia kasumist ära andnud, oleks saanud kõikidele Eesti kodumajapidamistele põlevkivi elektri
ekspordiarved, mida me eksportisime siis naaberriikidesse, Lätti, Venemaale, Soome, oleks saanud siis ära katta kodumajapidamise tarbimise niimoodi, kodumajapidamist oleks tasuta võinud teha. Aga see hävitati ära ja ma praegu olen väga skeptiline, et nüüd on võimalik lõmmeniksus nagu põlevkivi elektrit taastada. Sama asi on raudteega, et see meil toimis kõik enne teist maailmasõda eriti ja ma mäletan, ma vanaisa jutt tegi, et raudteetransporti peeti ikkagi väga oluliseks Eesti tööstuskauba ja inimeste transportimisel ka erinevate punktide vahel. Ja nõukogudel oli see tähtis, siis oli Eesti ka üleliidulises süsteemis. Euroopa Liidul sellist raudteesüsteemi ei ole ka näha nagu, et seda arendada tahetakse. Sest vaata, ma tulen selle juurde siin, et ma kardan, et taastada ei ole siin Eestis nagu praegu midagi, eriti Euroopa suunal, et inimesed kindlasti saavad kiiremini lennukiga reisida, hakata nüüd ponnistama raudteega, et see oleks imelik. Võrdlusena vaatame kõrvale Hiinat, kus rongid sõidavad juba või Jaapanit ka seal, ütleme 500, 600, 700, 800 kilomeetrit tunnis. 800 siin mõned uuemad eksperimentaalrongid. Peaaegu lennuki kiirusega, aga seal on ka suured rahvamassid ja suured kaubahulgad sellest tulenevalt, mis siis liiguvad erinevate linnade vahel. Et meil Eestis ja Euroopas ka selliseid rahvamasse, mis liiguksid liikmesriikide vahel või ka Eesti-siseselt kindlasti ei ole ja ei ole ka neid kaubamasse, mida Euroopa sees liigutada. Nii et kui rääkida nagu mingisugust raudteetransport, mis see peab olema ikkagi seotud, paha öelda nagu ikkagi läbi Venemaa, võib-olla Hiinaga või Kasahstaniga või ütleme sealt, kus midagi suuresti nagu toodetakse, ainult et ma millegipärast arvan, et laevatransport või lennukitransport on ikkagi nagu odavam ja see ei tule nagu kõneks vähemalt mitte siin lähikümnenditel. Raudteetranspordi kuidagi taastumine või arendamine. Et kõik need sellised projektid, et nagu see Rail Baltic, et see on niisugune lolliselt raha äravõtmine ja kuidagi rahade kantimine Euroopa Liidu eelarvest, Eesti riigi eelarvest. Aga see ei tee meid jõukamaks, et see teeb meid vaesemaks. Jah, täiesti nõus. Need ei ole tasuvad projektid kahjuks. Jah, olen sinuga täiesti nõus. Tahtsin veel küsida sellist asja, et mis sa arvad, küsin siis sellise küsimuse, et mis on Eestis hästi ja mis on Eestis halvasti, mis sinu arvust, ütleme niimoodi, et mida võiks muuta paremuse suunas ja mis on meil nagu hästi toimiv süsteem siis? Järjest keerulisem on öelda, et mis on Eestis hästi, et ei taha küll mingisugune vinguja olla. Et ma tooksin võib-olla minevikku niimoodi, et ma meenutan oma lapsepõlve, siis Eestis oli kõik hästi. Ja mitte ainult minu kui lapse arvates toona, eks lapsepõlved ikka vähemal või rohkem määral õnnelikud. Mina oma lapsepõlve pean väga õnnelikuks. Aga ma mäletan ka seda, et mida minu vanemad ja vanavanemad rääkisid ja ei olnud ei nõukogude ajal ega ka iseseisvuse ajal, ütleme see 30 või päris mitte nii palju, aga ütleme seal 20 esimest taas iseseisvumisaastat, kus ma juba täiskasvanud olin ja ülikoolis ja niimoodi ei olnud niisugust mõtet. Vähemalt minul küll, ma tean, et osadel oli, aga mul ei olnud kunagi nagu seda mõtet, et läheks Eestist ära või läheks isegi õppima kuhugile mujale või ammugi tööle või elama. Et ma mäletan ikka oma nooruse ja lapsepõlve ajast, et kuidagi niisugune nagu see Eesti elu oli nagu pikk, rõõmus, päiksepatteline suvepäev. Ja Eesti oli nagu kõige parem koht, kus elada ja olla ja töötada ja ma ikka mäletan seda, nagu tänapäeval öeldakse, vaibi, Eesti vaibi, kus kõik oli nagu võimalik, et ainult käri käised üles ja hakka tegema. Näiteks 90ndate alguses ma meenutan, mis oli väga hästi, kus inimesed hakkasid oma ettevõtteid tegema. Ma läksin Pärnu turule, näiteks väikse poisina. Ühel hommikul mäletan, et kiiresti korjasin maasikad ära. Ema valmistas hommikusööki perele. Ja maasikaid tuli nii palju, et mõtlesin, mida teha, et enne hommikusööki läksime Pärnu turule, müüsime seal kiiresti maha need maasikad. Meenutan, et rahvast oli väga palju, kõik võimalikku ja võimatut müüdi.
üks mutt müüs tuluväravas kasse. Üks kroon oli kassitükk nagu ja järjekord oli lausa kassipoegade ostmiseks ja järjekord oli kõikide asjade ostmiseks. No see tähendab seda, et inimestel oli ka raha ja meenutan ka seda, et kuidas ettevõtlik vaim oli 90. alguses, kus koolis näiteks ma ise võtsin kaasõpilastelt nagu tellimused, kes tahab jäätist osta. Õhtul valmistasin ära selle tellitud koguse, järgmine hommik enne tunde viisin kõikidele kätte ja sain raha ja isegi kooli varu väljapääsu juures esimesel korrusel siis direktor, kes oli muidu niisugune nõukogudeaegne mees nagu ja niisugune suht karm ja printsipiaalne ja nii edasi. Aga tema oli ka ettevõtlusvaimu toetaja siiski, et lubas 11.–12. klassi õpilastel teha väikse niisuguse kohviku, kus siis ka müüdi niisugust toidupraami ja magusat ja asja ja vahetundide ajal järjekorrad looplesid 3. korruseni. Nii et niisugune ettevõtlusvaim ja vabadus, see on nagu Eestis on see, mis mulle on meeldinud, et see on see, mis on olnud hästi. Ja mis on halvasti, ütlesin väga pikalt eietada, miks halvasti ongi see, et seda ettevõtlusvaimu ja vabadust järjest nagu keeratakse kinni ja kõik, mis on lihtne, et see nagu muudetakse keeruliseks, et küll regulatsioonid, bürokraatia, maksutõusud. Me rääkisime siin kas või sellest, et energeetika, et kunagi toimis energeetika, oli teistele eksportida, oli tulu teenida sellest riigile tervikuna. Nüüd ei ole seda. Oli lihtne maksusüsteem, madalad maksud, nüüd ei ole seda. Ja nii edasi, et eks see ongi halvasti, et vabadust ja niisugust lihtsust nagu keeratakse kinni ja süsteemid lähevad keeruliseks ja ruumamatuks ja ütleme inimvaenulikuks lausa. Arusaadav. Mis küsin veel lõpu ja küsimuse, et mis sa arvad, mida prognoosida Ukraina sõja lõpust? Kas see tuleb, millal see tuleb ja mis tulemustega? Väga keeruline prognoosida, et väga paljudel on lootused Trumpi peale, minul ei ole nagu, et ma siiski arvan seda, et ega paremaks ei lähe, et läheb hullemaks, et on ikka näha, et krutitakse nagu seda sõjapinget ikkagi nagu juurde, et ei taha kumbki pool lõpetada seda, Trumpi kasuks peab rääkima seda, et ta on vähemalt püüdnud lõpetada. Ma ei näe, et Euroopa poolt oleks seda soovitust nagu Ukrainale väga tõsiselt edasi antud ja räägitakse seda, et see oleks nagu vesi Venemaa veskile. Ainult, et praegu tundub, et Ukrainas käib sõda, mitte ainult ei tundu, et sõda on avalikult ju välja öeldud ikkagi NATO-Venemaa vaheline sõda Ukraina territooriumil viimase ukrainlaseni ja Ukraina huvides kindlasti ei ole kahjustada jätkuvalt oma genofondi, maavarad nad andsid juba ära, see on nagu läinud rong, aga ikkagi mida päev edasi, seda rohkem saab majandus, tööstus, taristu, üldse elukondlik taristu, infrastruktuur kannatada, genofondist rääkimata inimesed saavad surma. Nii et rahvast peab ka vaatama nagu seda, et iga riigi rahvas kaasa arvatud meie, kui me sõjaretoorikaga kaasa läheme, et kõige tähtsam on ikkagi ka inimestena ja rahvana püsima jääda, et niisugune võltsuhkus ei maksa midagi, võitlemine territooriumide eest, ma ütlen ausalt, et kui Eesti peaks mingit territooriumi ära andma Venemaale või ükskõik kellele, siis eks see tõmbaks motivatsiooni alla ja sellises Eestis nagu ei tahaks elada. Ometi Nõukogude okupatsiooni alguses Petserimaa võeti meie käest ära, Narva tagused alad, elame edasi, saime isegi iseseisvuse taastatud või kui vaadata nagu Soomet, Soome tegelikult sõjaliselt oli ju jätkusõjas ka Venemaaga isegi eelisseis, et nad okupeerisid Venemaa territooriumi, toonase Nõukogude Liidu territooriumi, aga siiski otsustasid Nõukogude Liiduga vaherahu teha ja õnneks või kahjuks sellise vaherahu, kus nad siis territooriumitest loobusid osadest ja päris paljust, kas 13%.
Soome territooriumist Karjala ja Viiburi ja need piirkonnad, Petsamoo, kus oli ka niklit ja maavararikkad piirkonnad. Lihtsalt selleks, et rahvast säästa ja riigina edasi minna. Et kindlasti oli see valus, kindlasti on see alandav, aga siin peabki pikaajalist kasu vaatama iga rahvas, sest ma saan aru, et ega kuni sõda ei käi Venemaa territooriumil, kuni sõda ei käi NATO territooriumil, Euroopa territooriumil, Ameerika territooriumil, siis väga kerge on nendel õhutada ja öelda niimoodi, mingi edasi, et ärme ära lõpetame, sõdime ikka veel. Aga eks kõik sõltub Ukraina rahva ja Ukraina juhtide tarkusest ka, et kindlasti on ka nende käes võti see sõda lõpetada. See võti ei ole ainult nüüd Venemaa käes või Euroopa või Ameerika Ühendriikide käes, et see on kindlasti Ukraina rahva käes. Jah, olen sinuga täiesti nõus. Aga olgu, ma ei teagi, ma ei oska praegu rohkem midagi küsida, et tänan sind, et sa aega leidsid ja et saime intervjuu ära teha. Ja tänan sind ja suhtleme edasi ja paneme edasi. Ja, loomulikult. Olgu, kõik head, nägemist. Kõik head.